Oh, no nii sõbrad oh.. Istume oma tooli, mõnus, hea tool ja hakkame jooma. Ei, mitte alkoholi. Teed joome, ei joo alkoholi, sellepärast et eile õhtul juba jõime, aitab küll. Aga ma tahtsin rääkida sel teemal. Ma eile küsisin ka päris mitme sõbra käest, et mida edasi teha. Meil on, nagu te väljas näete, meil on siin külm, -17, lumi, enamus asju on jääs. Selles mõttes veekogud suuremalt osalt on jääs, kui mingi kuradi kosed välja arvata või midagi niisugust, kus on eriti liikuv vesi. Et magnetkalastamisega on meil kahjuks õhtal järgmised 3 kuud tõenäoliselt. Et nüüd ongi probleem, et ma tahaks ikkagi niimoodi, et mu kanal ära ei sureks siin mingi 3 kuuga täielikult, et mida teha. Ja siiamaani ma olen praegust topeltkotid teed, suur kruus, väga suur kruus on. Täna joome palju vedelikku, sest eile me jõime palju viskit. Aga see selleks, et mida nagu edasi teha. Et ma eile arutasin ka paari tuttavaga jutukas, et mida annaks nagu üldse teha selles mõttes. Ja põhimõtteliselt on 3 suunda, kuhu saaks minna. Suund 1, võtta mingisugune mäng, hakata tegema siis põhimõtteliselt playthrough'd, no läbimängimist nii-öelda, otsast lõpuni mängul. No oleneb mängust, oleneb kui hästi ma seal suudan rääkida värki, et kui edukas see on, küsitav, väga küsitav. Kas tasub ära üldse seda vaeva ja jama? Mulle tasub ta niimoodi ära, selles mõttes, et ma ei võta niisugust mängu, mis mulle huvi pakub. Kui ma võtan mingisuguse asja, siis ta peab mulle meeldima ka. Et selles mõttes seal mul nagu kaotada ei ole midagi. Aga kui palju vaatajatel huvitav vaadata on, kuidas ma mängin, ja eriti kui on mingi uus mäng, kus ma koperdan veel täiega on alguses, et kui huvitav seda vaadata on, see iseasi. No see on nagu esimene, kõige lihtsam suund, mida nagu võtta. Et 3 kuud ära sisustada. Teine mõte, mis on peast läbi käis, on siuke natuke keerulisem mõte. On Eesti YouTuberid, paljud, kes teevad mingisuguseid asju. Ma just mõtlen nagu rohkem siuksed vennad, vaata, kes kommenteerivad teiste tehtud videosid. Et kui ma võtaks kätte ja räägiks natuke, mida nad nagu õieti teevad ja mida nad valesti teevad näiteks minu nägemuse koha pealt. Äkki see oleks nagu siuke mõte. Siin juba palju ütlesid kohe, no võta kohe tipust kinni kohe mingi Isto ja kes seal on, eks ju. Meil need põhivennad on ja ma võin vabalt seda ka teha. Aga ma olen näinud asju, mis mind väga häirib. No minu nägemust ja olen ka näinud siukseid asju, kus võib-olla on lihtsalt see, et ma olen natuke vanem generatsioon. Ma näen nagu asja natuke teise nurga alt. Et võib-olla oleks see põnev vaatamine. Kui ma võtan kätte, räägin sellest videost, mida nemad kommenteerivad ja räägin ka sellest, kuidas nad seda kommenteerivad, et mida oleks võinud nagu teistmoodi teha näiteks. Et see on nagu üks mõte. Tähendab, see on siis variant number 2, mida 3 kuud teha. Nüüd see pime, valge, õudne, ilus jõulukuu ja mis meil siin järgi tuleb, eks ju, jaanuar, veebruar, tõenäoliselt ka märts on meil jõed kinni. Et see on nagu üks variant, mida kaaluda. Ühesõnaga siis variant A ja variant B. Ja mõtlesin ka variant C-d ehk siis 3. varianti.
mille peale ma toetajaid väga palju ei leidnud. ja tõenäoliselt vist ei leia ka, aga mis on mulle endale natuke südamelähedane ikkagi, ma töö juures tihti jälgin poliitikat, mis meil toimub vabariigis. Ja see kõlab nüüd õudselt rõvedalt, kindlasti paljude jaoks, et ma räägiksin natuke poliitikast. Tõenäoliselt see ei ole hea mõte ja see on ka kindlasti kõige ohtlikum rada. Kui ma väga isiklikuks muutun, siis on oht see, et mind kaevatakse kohtusse lihtsalt rõõmsalt. Ja kui ma räägin liiga üldiselt, siis kedagi ei koti, kõik teavad niikuinii seda, vähemalt oma mõtetes. Et see on siuke, sõnavapitsku jah. See on siuke, sellest 3 variandist vist kõige siuke nagu ohtlikum rida, et kellele meeldib, kui kommenteeritakse, aga kui ma nagu hakkaks rääkima seal, ütleme mingisugused suht lühikese videod, ütleme 15 minutit ja 15 minuti sisse siis 3 teemat näiteks. Mingisugused, ma ei tea, ütleme e-valimine, tulumaksutõus ja siis 3. teema on näiteks see, et mulle ei meeldi Kaja Kallas, on ju. Et kui hästi see vaatajatel peale läheks. Väga küsitav jälle. Et aga võib-olla läheb, ma ei tea. Aga ja täna hommikul mul tekkis täiesti uus mõte. Ma eile küsisin, paljud toetasid seda YouTuberite variant B-d ühesõnaga, et YouTuberite videode kommenteerimist, et paljudele nagu see mõte hullult meeldis, kui ma teeks nagu oma nägemuse. Ja noorem generatsioon, kaasa arvatud minu 9-aastane, ütles kohe, et raudselt mängud, on ju. Et see ongi see, et mis kellegi jaoks, aga mitte keegi öelnud, et palun räägi poliitikast. Mitte keegi. Okei, üks ütles, aga ta oli ka eile päris purjus, nii et tõenäoliselt see ei olnud hea nõuanne. Jah. Et ma olengi nüüd täitsa selle küsimuse ees, et mis saab, mis me teeme. Ma tean, et osad vaatavad mind kogu aeg. Palun kirjutage mulle kommentaaridesse, mis teie arvates on hea variant, kas siis variant A, videomängud, variant B, teiste YouTuberite videode kommenteerimine või variant C, poliitikasaated. Ja ma tahtsin ära öelda, mis mul hommikul koitis, on see, et võib-olla ma teen kõike 3 segi läbi, vastavalt tujule. Aga see veel paistab. Ma tahan vähemalt igast ühest ühe teha, et näha, kuidas mul välja tuleb esiteks ja kas keegi seda üldse vaadata tahab. See on nagu ise ette asi, et omaette värk, et kas üldse on nagu vaatajaid. Aga fakt on see, nagu te väljas näete, -17. No täis talv on ja magnetiga ei ole mitte midagi teha, ma võin vastu jääd loopida teda, aga sellest ei ole väga kasu. Et hooaeg on mõneks ajaks läbi, kahjuks. Ilus on küll vaadata aknast välja, aga väljas olla ei tahaks praegu, külm on. -17 ei ole mõnus. Igal juhul, andke mulle teada, kirjutage mulle kommentaaridesse. Tuttavad saavad kirjutada ka Facebooki või helistada, eriti tuttavad. Või üleüldse, andke mulle soovitusi, mida te näha tahaks. Kas variant A, videomängud, variant B, YouTuberite kommentaarid, variant C, poliitika. Andke mulle teada, olge mõnusad sõbrad ja jooge teed, tee on hea, eriti järgmine päev. Aitäh vaatamast!